Tere, mina olen Jaana Maamaa, Coral Clubi sõltumatu turustaja. Ja tänane teema meil oli tervislik start. Ja mis veel oleks parem kui alustada organismi puhastamisest ehk detoksist. Ja täna räägimegi mis on detoksikatsioon, kuidas see meid mõjutab ja mida me selle heaks ise ära teha saame. Tere ka minu poolt. Mina olen Svea ja meie täna kahekesi anname seda infot teile edasi. Nii, et detoksikatsioon on organismi puhastamine. Kõigepealt ma võib-olla alustuseks räägiksingi enda kogemusest seoses selle puhastusega. Nimelt ma olen seda päris mitu korda juba teinud, et eelmine aasta erinevate terviseprobleemidega ma leidsin sellised programmid. Ma alustasin muidugi Parashield programmiga, aga lõpuks jõudsin ka, järgmine oligi detoksis, nagu organismi puhastamine. Mul oli väga palju terviseprobleeme, et vererõhuprobleemid, kaal, suur kaal, et tegelikult ma kõik, mis probleemid mul olid, kehva enesetunne, pidev väsimus, ma tegelikult kõik selle panin oma kehakaalusüüks. Aga nüüd avastanud sellised programmid, praeguseks hetkeks tunnen ma ennast väga hästi, et mul on energiat juurde tulnud. Ütleme, et mu päevad on kohe selle võrra pikemaks läinud, ma enam ei ole, et tulen töölt ja heidan kohe magama. Ja nüüd räägiksingi miks see nii on, miks ma olen nii ennast tundnud ja mis see detoksikatsioon või mis see meiega teeb, kui me oleme toksiine täis ja kus me neid toksiine üldse saame. Nii, võid järgmise panna. Nii, inimene on selline unikaalne elav süsteem, et mida mõjutavad nii välistegurid kui ka sisefaktorid, et väljaspoolt kindlasti mõjutab meid toit, mida me sööme, kas see on, oled sa selle ise kasvatanud, kas see on mürgitatud, väetatud, kõik, mida me selle toiduga, et kui me selle poest ostame, et kindlasti me need juurviljad ja kõik peaksime ära pesema ilusti ennem, et muidu kõik selle üleliigse me sööme sisse. Ja muidugi valmis tehtud toidud, mis sisaldavad igasuguseid maitse tugevdajaid, E-aineid, igasuguseid lisaaineid, mida me ei vaja. Samuti saame toksiine õhu kaudu, eriti inimesed, kes linnas elavad, on autode heitgaasid, katlamaja korstendest tulevad ja vesi. Et veest me kraaniveest saame, nimelt veetöötlusjaamades neid puhastatakse, aga samas jäävad ikka need osakesed sinna vee sisse, mida me veega sisse joome. Samuti torustik vanemates majades on juba vanem, veel vahetamata, sealt võime ka saada igasuguseid lisaaineid, mis meile ei ole vajalik ja on hoopis kahjulikud meie organismis. Nii, siin on ees slaid, kus ongi, et toksiinid satuvad nii väljast kui ka seest ja need sisemised toksiinid ongi meil viirused, nakkushaigused, sooltes pesitsevad bakterid ja päremseened, et need kõik tekitavad toksiine.
Samuti sisemised toksiinid, meie organism üldse elutegevuse käigus siis tekitab meil toksiine. Et meil rakud ju moodustuvad rakud, samuti nad surevad, on ju, et kõik see jätab meil organismi toksiine. Üks asi on veel, mis meil põhjustab, ongi, kui me oleme ärevad, kui me oleme stressis, depressioonis, et pingeseisundid, et need meil ka tekitavad organismis toksiine. Ja eksotoksiinid olidki, mis väljas satuvad, neist ma juba rääkisin. Nüüd võid edasi panna. Meie organismis on siis 20% rasvlahustuvaid toksiine, 80% vees lahustuvad toksiinid. Et rasvlahustuvad toksiinid siis meil väljuvad siis või tekivad ühesõnaga maksa kaudu. Ja vees lahustuvad toksiinid siis väljuvad meil veega. Ja sellepärast on väga oluline, et me jooksime piisavas koguses ja kvaliteetset vett, et meil organism saaks seda vett omastada ja et ta saaks need toksiinid ilusti väljutada. Et optimaalne veekogus, mida me peaksime siis päevas jooma, olekski 30 milliliitrit ühe kehakilogrammi kohta. Et meil on muidu organism suudab ise ka puhastada, kuid kui meil tekib neid organisme ja saame väljastpoolt ja juurde, siis organism ei tule selle kõigega toime ja siis tekivadki igasugused haigused. Nii, siin ongi, näete, probleemid nahaga, seedehäired, hingamissüsteemi haigused, liigesed, luude haigused, et kõik, mis need toksiinid meie kehas tekitavad. Samuti toksiinid ju, et keha keskkonna happeliseks ja seega on ju väga hea keskkond ka vähirakkude arenguks üldse. Seened, kõigile väga meeldib selline toksiline keskkond, aga jah, see on ideaalne nagu meie, siis ütleme, haiguste arenguks. Ja. Võid edasi panna. Miks nii toimub? No, ongi väga suur hulk neid toksiine ja meie organism ei tule sellega ise toime. Samuti väliskeskkonnast tuleb hästi palju toksiine juurde ja see, et me ei joo piisavalt vett, et kõike seda toksiinide hulka siis organismist väljutada. Ja kuna meie organism on väga tark, siis ta näitab kohe välja, kui sees on midagi valesti. Esimene olekski ilmselt naha kaudu, et kas meil on nahk kuiv, sügeleb, siis on punnid võivad tekkida, allergiline reaktsioon, samuti väsimus. No, nagu mina ütlesin ka, et ma olin pidevalt väsinud, et see oli ka kõik, ja kus veel toksiine on, ravimid, kus me ju saame, et ei ole ainult siis see toit, ongi veel ravimid, siis me olmekeemiaga puhastame, kõik see mõjutab meid. Ja ongi, tekivadki kroonilised haigused siis. Ja närvisüsteemi häired. Et jah. Samuti uneprobleemid, et kui meil on hästi palju toksiine organismis, siis see ongi kaaluprobleemid tekivad, uneprobleemid ja liigeste ja lihaste siis haigused. No nüüd võid edasi panna.
Kuidas siis aidata organismi vabaneda toksiinidest? Et siinkohal oleks kindlasti see, et tervislik eluviis, et sööksime võimalikult puhast toitu, jooksime puhast vett, ei tarbiks alkoholi, ei suitsetaks, väldiks stressi, tegeleksime sellega, mis meile rõõmu pakub. Samuti õhtuti on soovitav juua taimeteed, mis meid rahustab. Ja siis võib ka toetada makse näiteks erinevate toidulisanditega, et maks tuleks toime kõige sellega. Toksiinide väljutamisega, samuti ka neerud, et meie organismi filtriteks ongi siis maks ja neerud, üks siis väljutab rasvlahustavaid toksiine, teine vees lahustavaid toksiine ja siis olekski vaja meil nagu toetada, et maks ja neerud ei oleks koormatud, vaid saaksid sellega hakkama. Samuti jah, me võime ka metsa kolida, et kus oleks puhtam õhk, aga jah, kuna meie organismi päris toksiinidest me vabaks ei saa, kuna meie organism ise ka toodab neid toksiine oma elutegevuse käigus ta siis jätab. Nii. Ja siis meil on sellised Venemaa siis meditsiiniteaduste doktorid, Vladimir Podomudnikov ja Olga Podomudnikova abielupaar, kes on siis töötanud välja sellise komplekti nagu Coral Detox ja Coral Detox Plus, mis on ideaalne toksiinide väljutamiseks siis kehast. Ja nemad on siis see on siis selline kompleksne nagu toksiinide väljutamine. Et ei põhine ühel tootel, vaid vaadataksegi, et on neerud toetatud, oleks maks toetatud ja et saaks vesilahustavad toksiinid välja ja rasvlahustuvad. Aga siinkohal on ikkagi oluline juua piisavas koguses vett, et sellega saame me ise ka toetada. Ja. Nii, aga siis edasi räägimegi siis nendest 2 programmist, et kuidas need saaksid meie organismi aidata välja viia siis nii vesi kui rasvlahustavad toksiinid ja soodustada seda loomulikku detoksikatsiooni. Neid on 2 programmi, Coral Detox ja Coral Detox Plus. Coral Detox on selline väiksem ja seal on vähem tooteid, Coral Detox Plus on siis selline täiustatum, et seal on natuke rohkem tooteid. Aeg on sama, 30 päeva kestab see programm ja see on hästi mugavalt läbitav. Ja siin on siis selle Coral Detox programmi tooted. Siin vasakul kõigi jaoks on siis vees lahustuvate toksiinide väljutamiseks mõeldud tooted ja paremal siis rasvlahustuvate toksiinide väljutamiseks mõeldud tooted. Selles komplektis on kokku siis 4 toodet. Vesilahustuvate toksiinide väljutamiseks on siis Coral Mine vesi ja antioksudant H-500. Coral Mine vesi on siis, tegelikult seal pakis on koralliliiv, selline, ma näitan teile. Mul on see käepärast, sest mul on see peaaegu alati käepärast. Selline koralliliivake, see pannakse 1,5 liitri vee kohta ja mida see siis teeb veega? Ta muudab selle joogivee meie jaoks hästi omastatavaks. Ta puhastab vett kõigepealt, siis ta struktureerib vett, siis
järgnevalt annab aluse lisuse veele ja samamoodi siis annab sellise negatiivse laengu. Ehk siis näiteks meie kehavedelikud on negatiivsed, kui vesi on positiivne, ehk siis öeldakse, et plussmärgiga vesi on surnud vesi, miinusmärgiga vesi on elav vesi, siis see aitab teha seda vett elavaks. Meie kehavedelikud on, ütleme, vesi, mis meie keharakkude vahel on elav ja kui me seda vett joome, siis meie rakkud omastavad seda vett paremini. Kui meie rakud omastavad seda vett paremini, siis meie rakud omastavad toitaineid paremini, sest et vesi on nii toitainete transpordiks rakkudesse kui ka siis toksiinide välja transportimiseks sealt rakkudest. Ja siis koraalmain on jah selline täiesti haruldane, ta on looduslik, ta on korjatud Okinawa saarestiku ümber olevatest ookeanitest. Selle jaoks ei ole ühtegi koralli tapetud, see on koralliliiv, mis on juba ladestunud ammu-ammu. See korjatakse, puhastatakse, rikastatakse C-vitamiiniga ja siis koraalklaabil on õigus seda siis turustada. Ja teine on siis sellest tegelikult, me räägime ka rohkem tervise kontseptsioonis. Sellest veest rohkem, et siit ma natukene liiguksin kiiremini edasi. Kui on kellelgi huvi tervise kontseptsiooni vastu, siis võtke meiega ühendust. Teine on siis H-500, mis on siis antioksüdant. See tähendab seda, et kui seda võtta, siis see aitab ka jällegi väljutada organismist hästi toksiine. Ta on selline... ta annab selle miinuslaengus suurema kui see koralliliiv ja see aitab siis organismil nendest toksiinidest vabaneda. Ja vesi lahustuvad siis toksiinid kahe nende toote kaasabil väljuvad organismist paremini. Need kergendavad seda loomulikku organismi puhastuse protsessi. Teised siis on rasvlahustuvate toodete jaoks head. Üks on siis siin assimilaator. Assimilaator on ensüümid. Tegelikult ensüümid on siis sellised asjad, mis ka aitavad meie toitu seedida, valkusi näiteks lõhustada, rasvasid lõhustada, et meie organism neid omastaks ja samamoodi teistpidi aitavad ensüümid siis meil neid rasvlahustuvaid toksiine lõhustada ja mis aitab siis nendel organismist välja minna. Ja letsitiin samamoodi aitab siis nendel rasvlahustuvatel toodetel organismist välja minna. Nii. Toodetel, toksiinidel. Siin ongi siis koraalmain. Sellest juba rääkisin, et looduslikest mineraalidest, koralliliiv ja aitab väljutada vees lahustavaid toksiine. Samuti aitab kaasa pikaealisusele, et siinkohal ma räägiksin ka seda, et seal samas Jaapanis siis selle Okinawa saarestiku elanikud on väga pikaealised, nad elavad kuni 120 aastaseks, et seal on näiteks eraldi üle 90 aastastele laulukoor. Sinna nooremad ei pääse. Ehk siis nad elavad täisväärtuslikku elu kuni oma elupäevade lõpuni ja seda seostatakse just sellega, et nende siis joogivees on need korallimineraalid, mis siis aitavad veel hästi omastuda ja see aitab ka hästi toksiine välja viia organismist. Siis H-500. Võimas antioksüdant. Ta takistab siis vabade radikaalide hävitavat mõju, ehk ta neid hakkab neutraliseerima. Annab energiat, näiteks kui on mingisugune väsimus, on võib-olla peavalu, raske olla, siis seal on kapslid, võtta soe vesiklaasi täis, mitte kuum, aga selline soe kehatemperatuuril, panna 2 kapsli sisu, segada ära, juua ja kohe tunned, kuidas siis organism hakkab tööle ja siis ta aitab nendel toksiinidel väljuda ja enesetunne läheb tunduvalt paremaks.
annab hommikuti energiat, kui võtta ja ööseks, kui võtta, siis annab hea une. Et ta on selline, ta ei ole otseselt nagu mingi erguti või ütleme uinuti, aga ta viib selle organismi tasakaalu balanssi, mis siis annab sellise hea enesetunde ja vitaalsuse. Letsitiin, looduslike fosfolipiitide allikas, kaitseb rakumembraane toksiinide poolt tekitatavat kahju eest ja aitab neutraliseerida ja väljutada toksiine organismist. Ehk siis ütleme, need vesilahustuvad toksiinid, need siis nagu läbi neerude tehakse seda protsessi ja siis rasvlahustuvate toksiinidega tegeleb pigem maks. Assimilaator, ensüüm, et samamoodi siis ta aitab, nii nagu aitab toitaineid lõhustada, nii ka toksiine lõhustada ja aitab neid organismist välja viia. Assimilaator on ka selles mõttes veel hea, et kui näiteks ta, nagu ma ütlesin, aitab siis seedida toitu, siis ütleme niimoodi, kui raske peale söömist, siis võib seda võtta peale söömist ja kohe seda aitab seda seedeprotsessi kiirendada ja tekib kiiremini selline kerguse tunne. Nii. Ehk siis Coral Detox on kaitse happe stressi eest, aitab optimeerida seedimist, aitab tõsta töövõimet ja aitab siis meile kaasa pikaealisusele ehk siis sellisele kvaliteetsele, et me oma siis ütleme sellises elu sellises vanemas eas, meie elu oleks kvaliteetne, et me ei peaks olema kuskil teiste hooldada näiteks, et me saaksime iseendaga hakkama. Aga edasi on siis Coral Detox Plus, mis on siis laiendatud versioon. Coral Detox Plus on selline, mida meie kõik kasutame, sellepärast et me teame seda väärtust, kuna ta on täiustatud ja see Coral Detoxi siis väärtus ongi see, et ta aitab naturaalsel organismi siis detoksikatsioonile kaasa. Siin nagu, et kuna meie tänapäeva ühiskonnas elu on väga toksiline, meil on heitgaasid, me saame toidust toksiine, meil on väga suur stress ja kõik tekitab toksiine. Siis see on see, mis aitab meil selle loomulikult kaasa, sest et meie organism ei tule alati nende toksiinidega toime ja see on selline kaasabil. Siin ongi siis juures need lisatooted, ehk siis on 2 toodet juures, on Coral Alfa ehk Lucern ja Pentocan K, mis on siis kaaliumi selline bioomastatav vorm. Pentocan on siis kaaliumi allikas. Kahjuks me tänapäeval enam nii hästi ei saa kaaliumit toidust kätte ja sellepärast on ta väga oluline, ta annab meile energiat ja tõstab meie töövõimet, aitab kaasa väga hästi rakuainevahetuse toimimisele. Samamoodi jälle toitained sisse, toksiinid välja. Aitab kaasa ka näiteks väga hästi südame eest hoolitsemisele. Teine on siis meil alfa, mis sinna lisaks tuleb. Ta on Lucern, ta on kiudainete allikas ja seal on palju vitamiine ja mineraale, ta on väga selline väekas taim, mida siis saab kasutada, et enda energia, immuunsuse ja kõige eest hoolitseda. Kiudained siis aitavad välja viia toksiine ja samal ajal siis meie rakud saavad vitamiine ja mineraale. Nii. Coral Detox Plus siis ongi natukene laiendatud, siin on kokkuvõtvalt öeldud kaitsehappelise stressi eest, seedimise optimeerimine, töövõimekuse tõstmine, vastupidavus koormustele, aktiivne pikaealisus ja vitamiinid ja mineraalid lisaks veel siis sellele
puhastusprotsessile. Sellised nüüd on siis need 2 toodet, mis meil aitavad organismi detoksikatsioonile kaasa. Kordaksin üle selle, et see on selline kergem versioon. Ta ei nõua eriti mingisuguseid toitumisega seotud muudatusi meie organismile, et see toimiks. Küll on soovitused, et mitte süüa sellist praetud toitu näiteks, mitte süüa magusat, ei ole vaja lihtsalt koormata oma organismi, lihtsalt täiesti normaalne tervislik toitumine ja siis see Coral Detox Plus lisaks võtta, siis inimesed, kes näiteks on ennem tundnud väsimust, võib-olla siuke, kui oled väsinud, siis ei taha ka midagi teha, siuke ei ole huvi millegi vastu, siis juba selle Coral Detox Plussi läbides juba paari nädalaga hakkab inimestel tekkima selline elutahe, hakkavad tahtma rohkem tegutseda, tunnevad, et energia tuleb, et see on väga paljud, kusjuures noorte puhul see väga hästi toimib. Muidugi ka vanemaealist, aga just noored on sellised, kes võib-olla isegi ütlevad, et neil on seda jõudu ja tervist, aga see on väga tuntav seda programmi läbides. Ja mul on teile ka pakkumine, et võib-olla on küsimusi kõigepealt. Kas on tekkinud kellelgi küsimusi? Nii, kui küsimusi ei ole, siis ma lähen pakkumise juurde. Meil on plaanis teha selline sügisene organismi puhastuse selline ralli natukene. Ja me alustame sellega augustikuus, 2. augustil täpsemalt ja alustame selle sama Coral Detox Plus programmiga. Me loome selleks eraldi Facebooki gruppi, kus me igapäevaselt jagame infot teiega, jagame erinevaid nippe, jagame erinevaid kontrolllehti, testid. Iga nädal on meil mõni webinar. Kindlasti me hakkame samm-sammu haaval pöörama tähelepanu toitumisele. Ja iga nädal meil on kohtumised, kus siis see grupp, kes me koos teeme seda programmi, siis saame omavahel kokku ja arutame neid asju. See maraton kõik on tasuta. Ainus asi, mis selle siis maratoni jaoks vajalik on selle programmi olemasolu. See tähendab seda, et te peaksite registreerima omale Coral Clubi kliendinumbri. See ei too kaasa mingeid kohustusi teile. Annab ainult võimaluse saada Coral Club tooted 20% soodsamalt. Ja kui te selle kliendinumbri teete, siis saategi kohe selle Coral Detox Plussi omale osta 20% soodsamalt. Ja pärast seda me läheme edasi, sealt hakkame parasiitide puhastusega tegelema, ehk siis kõik veel tugevamalt natukene ja oktoobri alguses siis tuleb selline kõige tugevam siis soolte puhastus. Et muidugi ei ole üldse kohustust jätkata, et võib täiesti piirduda ka selle kõige esimese etapiga, aga ilmselt ma arvan, et kui te alustate selle esimese etapiga, siis te tahate edasi minna, sellepärast et enesetunne, mis te sellega saate, see on võrratu. Seda ma võin garanteerida, kui te vähegi teete õigesti kõike kaasa. Ja grupis on meie tugi olemas. Me oleme sertifitseeritud siis selliste maratonide läbiviijad ja kõik kogu tugi meie poolt, kohtumised ja erinevad siis sellised webinarid. Olete kõik teretulnud. Kas on nüüd võib-olla tekkinud küsimusi? Vist ei ole. Jana, kas sa oled nõus jagama enda kogemust, kui sa esimest korda seda tegid? Mõtled Detox Plussi või? Just. Ja. Esimene kord äkki oligi aasta aega tagasi. Iseenesest see oli natuke lihtsam. Ma alustasin tegelikult ju parasiidi sellega.
et seal oli nagu rohkem vaja jälgida toitumist ja see oli nagu natukene raskem. Siis detoksiga, eelnevalt ma olin ka vett piisavalt joonud, et see oligi oluline, et ma selle programmi ajal nagu piisavalt vett jooksin. Et kõik, aga jah, seedimine läks paremaks ja minu arust une kvaliteedile ka, et täitsa selline, et ei olnud öösel ärkanud üles ja et selline hea uni. Ja kindlasti vee joomisega ja kõik sellega ju meie nahk on niisutatum, et seedimine parem, peavalud kadusid ära. Et selline, jah, energiat on, mis on põhiline, on see, et on energiat ja jaksu tegutseda ja tegeleda sellega, mis meeldib. Et see on põhiline. Aitäh, Jana, aga siin me rääkisime ka nendest vee kvaliteedist ja ma ütlesin, et võib-olla tervise kontseptsioonil saab sellest rohkem, siis järgmisel esmaspäeval kell 7 on meil tervise kontseptsiooni loeng. Kui te nüüd soovite tulla kuulama, siis kõigile, kes siin registreerusid, saavad siis selle järelvaatamislingi, siis kindlasti seal jagatakse ka seda infot, kuidas saab selle tervise kontseptsiooni loengule, kus siis võetakse läbi need kõige põhilisemad baas siis sammud, mis on lihtsad ja vajalikud, et meil oleks energiat ja meil oleks jõudu ja elutahet pikalt ja kaua. Aga kui ei ole küsimusi rohkem, siis ma tänan teid. Oli rõõm teid kõiki siin näha ja e-mailile tuleb siis info. Kui on küsimusi hiljem, siis saab ka sealt samast e-mailist kontakti, et kust siis saab neid küsimusi veel esitada. Ja saate selle järgi vaadata ja mõelda, olete kõik oodatud meiega maratonile koos seda kaasa tegema. Aitäh teile kõigile! Aitäh teile minu poolt ka!